Tänase episoodi vaieldamatu staar on Silva uus kaamera Fujifilm X100V. Mis selle kaamera nii eriliseks teeb, kohe saame teada. Mulle meeldib, et see on veits nagu filmikaamera. No tead ikka vaata. Ja. Kerid mingid kuradi linti ja ilmutad neid. Aga selle kaameraga on see, et ta teeb sama asja, aga digitaalselt. Ehk siis võiks öelda, et saad nagu sarnase elamuse, aga sa ei pea midagi ilmutama ja mingid neid filme ostma. Et saad digitaalselt kohe selle kaamera sees teha neid. Ehk siis kaamera sees on mingid presetid, on ja? Põhimõtteliselt on siin nagu Fuji kirjeldab seda kui filmiretseptid ja saad ise neid retsepte teha, saad võtta teiste retsepte ja siis installida enda kaamerasse ja siis lihtsalt lähed ja pildistad nagu. Aga need värvid, mis siit välja tulevad, need on nagu ulme minu Ehk siis see on nagu siuke kaamera, et sa viskad taskusse, ükskõik kuhu lähed ja sa ei pea mõtlema selle peale, et sa pead nüüd pärast hiljem töötlema. Põhimõtteliselt jah. Minul on vähemalt see kaamera selle eesmärgiga, et ma ei peaks mitte midagi töötlema. Ja kuna see tuleb juba nii hea nagu otse kaamerast, siis lusti on nagu palju. Aga ma ei tea, Oskar, läheme proovime või? Saad ka katsetada, mis tunne on selle Fujiga filmida. Minu jaoks on see uus asi, sinu jaoks on ka ilmselt uus asi ja vaatame, kuidas sulle meeldib. Lähed teed mõned pildid ja ma räägin, see on kuidagi teistmoodi elamus. Nagu. See on hoopis midagi muud kui mingi Canoni või Sonyga pildistada. Vähemalt minu arust on. See nagu see feeling, kuidas sa võib-olla muudad enda mingit avasid ja sätid ja see on kuidagi hoopis teistmoodi. No. Täiesti ma näen nagu fotograafid võib-olla veits teise nurga alt kui enne. Väga pull on see, et ma saan kaamera siseselt, ma lähen siin, vajutan AFL nuppu ja siis ma saan valida endale kas Kodak Chrome, Kodak HD, Kodak Vintage Color nagu ja siis ma teen pilti ja JPG tõmban siit arvutisse või otse telefoni ja saan kohe üles panna, ma ei pea mõtlema mingi Lightroomi peale ega sellised asjade peale. Pluss muidugi sa saad ka RAV-failisid kätte, aga sellega sa pead jällegi rohkem vaeva nägema. Silva ütles küll, et prooviksin mustvalget. Ma küll mustavalge fänn väga ei ole, aga ma võtan soovitus kuulda ja teemegi siukse pildi. Kõndisime suure kiriku varju. Ma ei tea, mis selle kiriku nimi on, aga siin kõrval on üks maja, millel on nähtavasti aknad ja nende pealt peegeldab siia valgusvihud, mis on minu lemmikud valgused üldse. Päiksevalgus, mis tuleb nagu mingi maja peegeldusest, sest see on kuidagi nii pehme, et kui ma tulen siia näiteks oma näoga, siis ma saan naturaalselt nagu valgust siia poole näkku ja proovime nüüd seda kuidagi hästi ära kasutada.
elu tundub palju lihtsam ikka siukse kaameraga. Tore mänguasi kindlasti kellegi jaoks, aga mis on miinus, on selle kallis hind. On ja, tonn 500 ütleme. Noh, sul on võimalik, sa võid pulmi ka sellega pildistada ja nii edasi, aga kui sul on, ütleme, heasse klaasi juba investeeritud nii mõndagi, siis mina pigem võtan midagi, millega ma saan ürituste näiteks käia kahe kaameraga ringi, et üks lens, teine lens, et noh, siis ma pigem jätaks selle hetkel ostmata. Kunagi, kui plekki on, siis karta on, see on nagu äge asi, mis lihtsalt taskusse visata ja igale poole kaasa võtta. Filmisin natukene linnaelu ambientsi ka. Nagu heli. Väga. Mis sellel on? Vintage vibe. Ja sulle see täpselt meeldib? Mulle see täpselt meeldib, see on täpselt minu teema, hetkel praegu vähemalt. Ja sa ei võtaks tonn 500 eest mitte midagi muud? Ei, ma võtaks tonn 500 eest täpselt selle ja ma seda tegin ka. Selle võtsin. Nii et ma olen väga õnnelik praegu. Ta on õnnelik ja see teeb ka minu õnnelikuks. Mine nüüd nurga taha ja lehvita.